maasoojussüsteemidega on sellised lood, et meil neid Eestis on päris palju ja nendega ühest küljest läheb päris hästi, teisest küljest võib-olla äkki peaks paremini minema, aga kindlasti nende regulatsiooniga seoses tekib regulaarselt küsimusi. Sellised, mis vajavad võib-olla mingisuguse 5 või 8 aasta jooksul uuesti ülevaatamist, et ajakohastada kogu seda temaatikat, sest need maasoojussüsteemidega seotud tehnoloogiad kõik arenevad ja vaated muudkui muutuvad ja sellega seoses on ilmselt ikkagi miskit uut tulnud. Ja siis meie selle projekti eesmärk oligi vaadata, millised on need arengud mujal maailmas, kaasa arvatud ka siis Eestis ja et kas meie praegune seadusandlik kord vastab sellele, millised arengud toimuvad ja kas äkki oleks vaja midagi muuta, kus on meie regulatsioonis need vajakajäämised ja täpsustamist vajavad kohad. Ja see, nagu siis öeldud, KIK-i projekt, millest on ka valminud aruanne ja on praeguselt Geoloogiafondi lehelt ka leitav siin, lehel on ka, avalehel on meil siin ka ja ka chatis on link olemas, kust te saate lugeda. Täna ma siin tutvustan siiski ainult ühte osa sellest aruandest. Aruandes on oluliselt rohkem detaile, ka selliseid osi, millest järgneva tunni jooksul võib-olla ikkagi juttu ei tule. Aga et kui me räägime sellest maasoojusest, siis teeme asjad natukene selgeks. Me räägime sellisest madalast soojusest ja süvasoojusest. Meil siin Eestis hetkeseisuga on kasutusel ainult kõik madalad süsteemid. Süvasoojus on hetkel veel kasutamata, aga kuna meil on ju ikkagi vajadused energia järgi aina suuremad, siis küll see ka võetakse kasutusele. Me peaksime juba täna olema valmis selleks, et seda kasutama hakatakse ja ka seadusandlus peaks olema juba selline, mis mõtleb tuleviku peale ette natukene. Need oma olemuselt võib süsteemid jagada 2, kinnised soojussüsteemid ja avatud soojussüsteemid. Kinniste puhul on meil suletud kontuur, kus siis ringleb soojust kandev vedelik, ammutab selle maa seest ja toob soojuspumpa, soojuspump pumpab selle teise ringi peale üle ja tuba läheb soojaks. Aga see ei ole mitte ainult ühtepidi, seda kõike saab ju ka vastupidi kasutada, ehk siis seesama maa sees olev kontuur võimaldab ka soojuse salvestamist või lihtsalt ka jahutuse pakkumist. Avatud süsteemid on siis sellised, kus ring on lahti. Meil on siin vähemalt 2 puurkaevu. Ühest võtame vett, pumpame läbi soojusvahetite, soojuspump võtab osa soojusest ära, jahutatud vesi juhitakse sinna teise puurkaevu kaudu siis samasse veekihti tagasi. Et need mõlemad süsteemid on meil levinud veidi erinevate lahendustena. Kinniseid süsteeme on meil erinevaid selles mõttes, et on horisontaalsed kontuurid, need sellised, mis on maapinnal lähedal. Ma nimetaksin sügavusvahemikku kuni 5 meetrit või nimetaks kõik sellised, mida saab kopaga panna. Mitte puurmasinaga pole vaja, vaid kopaga pannakse, siis need võiksid olla kõik sellised horisontaalsed süsteemid. Siis on meil olemas ka soojuspuuraugud, mis on tõesti kõige levinumad.
Ma arvan, et enamik inimesi teavad, mis asjad on need maakontuurid ja soojuspuuraugud. Võib-olla tahaksid selle koha peal natuke rohkem rääkimist, et lisaks nendele ussidele, mis aias kulgevad, siis on meil ka spiraalkollektorid, mis on täiesti kasutatavad ja millega on Eestis ka head kogemust, mis võiksid olla midagi uut, mida kasutusele võtta. Siis veel, ütleme, nendest uuematest asjadest, millest juttu teha, on siin rasvases kirjas toodud. Soojusvaiad, soojuse salvestamine. Tunnelid ei ole rasvases kirjas, sest tunnelite soojuse kasutamine eeldab, et meil oleks need tunnelid. Meil hetkeseisuga ei ole. Helsingi tunnel oli peaaegu nagu tulemas, aga siis nüüd vist jälle ei tule. Vähemalt niipea Saaremaa tunnel on olemas. Kas see on kasutatav? Seda võib-olla loete vast ise aruandest. Aga siis mõned, mis siin nüüd siis käsitlemist tulevad, on need kaevandusveed, joogiveeks sobimatud veekihid ja siis jällegi ka nii avatud kui kinniste süsteemide puhul see soojuse salvestamine. Spiraalid on midagi sellist, mida Eestis on tegelikult pandud juba, ma arvan, et juba vähemalt teist aastakümmet kindlasti. Neid ei panda väga palju. Ei panda pigem küll selle tõttu, et panijaid on vähe. Konkurendid on skeptilised, aga kes paneb, see teab. Ja meil on seireandmeid rohkem kui 10 aasta pikkust aegrida vaatlusi, kuidas Eesti tingimustes need spiraalkollektorid töötavad väga-väga hästi. Need on põhiküttelahenduseks ka sellistes kohtades, sellistel kinnistutel, mille puhul see tavaline uss ei mahu aed ära. Tavaline uss on kuskil meeter 20 sügaval. Kontuuride vahemaa või nende usside samm on ka mingi meeter 20 ja see kõik eeldab, et siis tavalise maja puhul suurusjärk 600 ruutmeetrit vaba pinda oleks vaja. Need spiraalid, mida pannakse 2-3 meetrise vahega, mille pikkus on 2-3 meetrit, nii nagu nad siin on. Nii et siis ülemine ots jääb kusagile siin meetri sügavusele, alumine ots läheb 3-4 meetri peale. Need tänu oma sellisele suuremale efektiivpinnale on võimelised võtma jooksvalt tundvalt rohkem soojust. Ja tänu sellele saab töö kõik tehtud. See 3-4 meetrit on täielikult selles sügavuses, kus soojusväli taastub pooleks suveks. Mingit küsimust ei ole, see ei ole tulevikule võlgu elamine ja selle koha pealt sobivad meie kliimasse väga hästi. Aga nagu siin ka näha, siis piltide peal kopp on siin see, millega kaevatakse, puuritakse ja pannakse need spiraalid. Pidagem siis ikkagi neid nendeks horisontaalseteks kontuurideks, mis ei lähe, isegi kui kopp puurib, siis need ei lähe tegelikult kivimitesse, need ei jõua veekihtidesse. Need on samasugused süsteemid või tehnoloogilised kommunikatsioonid ja samasugune asi nagu on sidekaablid, elektrikaablid, kanalisatsioon samuti. Tema reostusvõime, reostuspotentsiaal on tunduvalt väiksem kui kanalisatsioonil ja selle tõttu me peaksime neid käsitlema kui ohutuid asju, mida võimalusel kasutada, kui vähegi valikutes see sees on. Töös katsume kas selgeks teha selle, et mis asjad need soojusvaiad on. Sest aeg-ajalt nad lähevad soojuspuuraukudega segamini
ja siis tekib küsimus, et kuhu neid siis ikkagi tohiks lubada ja kuidas neid tohiks lubada. Kui me räägime nendest soojusvaiadest, siis need on enamasti on sellised puurvaiad, nagu siin pildi peal või foto peal on. Suure masinaga puuritakse jäme auk, pinnas võetakse välja, sinna sisse pannakse armatuur, sarrus õigemini. Ja kui sarruse külge on ühendatud kinnine kontuur, no võt siis sel juhul me räägimegi nendest soojusvaiadest. Siis kui see armatuur on kõik sees, betooni on täis valatud, siis need torud tõmmatakse välja ja maa siis jääb pinnase sisse vai. Selline vai, mille peale hakatakse maja ehitama. Ja neid ei tehta niisama heast peast, nad on ikkagi vundamendi lahendusena, nad kallid. Need tehakse sellistes kohtades, kus aluspinnas on nõrk, enamasti seal ongi siis pinnakate, pehmed pinnakatted, nagu on savipinnased, turbapinnased, ka sellised allika või järvelubja pinnased. Sellised, mis hoone koormuse all hakkaksid kokku vajuma ja võivad põhjustada erivajumeid ja ka pragude teket majades ja nii edasi. Nüüd, kuna need vaiad on suhteliselt jämedad, üldjuhul siis ütleme alates 20 sentimeetrist 60-80 sentimeetrini vastavalt tema kandekoormuse vajadustele, siis need on arvestatavad tegijad ka soojuse ammutamise koha pealt. Neil on massi, neil on hea soojusjuhtivus, neid saab kasutada nii soojuse panekuks kui ka võtmiseks, aga kuna üldjuhul need vaipundamendid lähevad seal mõnest meetrist või ütleme 5 meetrist kuni 2-30 meetrini, et siis nad ei pruugi olla need või enamasti vast ei olegi need, millega saaks katta kogu hoone küttevajaduse. Aga nad on sellised nagu akupangad, sellised talletamise kohad. Nad ehitataksegi tihtipeale selliste büroohoonete või suuremate hoonete alla, mis tihtipeale ongi klaaspindadega, vajavadki jahutamist ja tänasel päeval kõik loeb. Ka see, kui me saame päevasel ajal jahutust suunata nendesse vaiadesse, siis öisel ajal on ta jällegi kasutatav ja ka suvisel ajal talletatud soojus on talvisel ajal kasutatav ja võib-olla on välisenergia vajadus ainult talvisel tippu ajal ja sedagi siis võib-olla osaliselt. Nüüd, kuna me räägime asjadest, mis lähevad maja all, siis nende eripära on kindlasti üks on see, et kuna nad kannavad koormust, siis nende tugevana püsimine on esmane prioriteet. Ja kui seal kontuuris hakkab toimuma külmumine ja sulamine tsüklitena, siis see võib seda vaia nõrgemaks teha, betooni murendama hakata ja vaia võib-olla üldse ära lõhkuda. Selle tõttu see on ka üks põhjus, miks on seal vaja kindlasti kontrollida, millise temperatuuriga sinna see vedelik sisse juhitakse ja see kindlasti piirab seda, et millises mahus soojust maa seest võtta annab. Aga ühtlasi tähendab ka seda, et kui me räägime mingitest osadest soojussüsteemidest, siis me ei saa soojusvaiade puhul arutleda selle üle, et milline peaks olema nende kaugus hoonetest, kui nad ongi hoone osa.
need sellised aspekti tuleb kõvasti ikkagi kaaluda, kas üleüldse ja millistes kohtades peaks piirama kaugusi, kinniste süsteemide kaugusi hoonetest ja millistel mitte. Soojusvaiad on kindlasti sellised, mille puhul ei peaks kaugusi teistest objektidest kaaluma, ütleme teistest hoonetest. Soojuspuuraugud on meil Eestis tegelikult ju üks levinumaid viise, kuidas nende horisontaalsete süsteemide järel, millega soojust maa seest võetakse. Vast on kuulajad rohkem kursis sellega, et sinna pannakse see torustik, ühelt poolt läheb jahe alla, teiselt poolt tuleb soe tagasi. Siis vähekselt tõhusam oleks see, kui 2 toru lähevad alla ja 2 tulevad ka üles. Nii-öelda topeltuu torustik, mida mulle tundub, et tegelikkuses ikkagi väga palju ei panda. Sellepärast, et neid on raskem puurauku sisse saada, võib torustik kinni jääda paigaldamise ajal ja sellised tehnilised tõrked kipuvad teinekord olema võib-olla siis ka ainult ettekäändeks ja võib-olla ka aeg-ajalt siis ikkagi päris põhjusteks. Kui need uud ja topeltuud on Eestis rohkem levinud, siis neid koaksiaaltorusid, koaksiaalkollektoreid, neid hetkeseisuga ma ei tea, et Eestis oleks veel pandud, aga Põhjamaades ja Lääne-Euroopas on neid juba kasutusel küll ja küll. Nende kõigi puhul on küsimus ikkagi selles, et kas selle ühe PEM-toruga, mis siis üks alla, üks üles läbimõõduga, kas 32 või 40 millimeetrit, temaga on ikkagi küllalt keeruline seda soojust ammutada. Väga palju korraga ei saa, sellepärast, et see süsteem tuleks dimensioneerida niimoodi, et väga palju jooksvameetri kohta ei võeta. Võetakse küll rohkem kui horisontaalsete süsteemidega, aga topeltuu tähendab seda, et kontaktpind on tundvalt rohkem ja selle tõttu saab ühe jooksvameetri kohta võib-olla isegi 20% rohkem soojust võtta. Numbrid jäävad ikkagi suurusjärku sõltuvalt siis kivimitest seal 30, 40, 50 vatti jooksva meetri kohta, mõnel juhul, kui vesi ka voolab, võib ka rohkem võtta. Nüüd need koaksiaalid on sellised, kus jälle sõltuvalt siis kivimit tüübist võib kätte saada ka kuni 100 vatti jooksvameetri kohta, headest tingimustest veelgi rohkem. Need on siis sellised toru-torus süsteemid, kus siis välimist suuremat torupidi läheb vesi allapoole liikudes, soojeneb, võtab ümbritsevalt keskkonnalt soojust ja siis peenema toru kaudu siit keskelt tuleb välja ja kiirel ülestulekul ei jõua ühe ja teise veeringi vahel väga suurt soojusvahetust tulla. Alla minnes on kontaktpind suurem, võime soojust kätte saada kivimitest on ka suurem. Siin see joonis päris hästi markeerib seda, et meil on siin väljas punane seest sinine. Joonist pärineb Lõuna-Euroopast, kus niipidi on nagu põhirakendus, kus eesmärk ongi jahutust saada maa seest ja siis soojust vabaneda ja jahedamat vett kätte saada. Et meil on sedapidi, kus siis väljast alla, seest sisse, nagu põhirakendusena võiks olla
Lõunamaades võiks olla siis selliselt, et seest alla ja väljast üles siis saada võimalikult jahedat vett ümbriks kivinditega kaudu kätte. Veel üks asi, mida Eestis ei ole, aga mis Lääne-Euroopas on juba tegelikult ka paar aastakümmet juba kasutusel, on sellised spetsiaalsed soojuse salvestamise süsteemid. Võivad olla nii kinnised süsteemid kui avatud süsteemid, kas siis kinniste puhul on suhteliselt väiksel alal tihedalt koos suur hulk soojuspuurauke. Puuraukude vahemaa 2–5 meetrit, sügavused on seal mingitest 10 meetritest kuni 100–200 meetrini näol. Selle aukude vahemaa võibki olla nii väike, sellepärast et ega tegelikkuses ei tulegi väga palju kaugemalt kui 1–2–3 meetrit see soojus, mida me ühe talve jooksul võtta saame. Ja hõredam võrk tähendaks lihtsalt ruumi ebaefektiivset kasutust. Need süsteemid töötavad siis suvel ühtepidi, talvel teistpidi. Kas see on siis hoonete jahutamisest tuleb soojus, mis juhitakse maa sisse, hoitakse soe pool ühel pool ja siis jahtununa tuleb tagasi. Nii et siis suvel jahutuse tarbeks, aga võib täiesti vabalt olla ka nii, et kasutatakse aktiivsemaid soojuse hankimise viise. Näiteks need kuidas neid siis nimetatakse, need ei ole päris need päikesepaneelid, aga need päikesekollektorid, mis toodavad sooja vett, mitte elektrit, vaid sooja vett. Nende kasutegur on 90+% võrreldes näiteks tavaliste päikesepaneelidega, millega elektrit toodetakse, mille kasutegur on ju praktikas ikkagi ainult 20–25% paremal juhul. Need 40–50% numbrid on teadusuudiste valdkonnas, aga poest selliseid päikesepaneele ikkagi ei saa. Et siis need päikesekollektorid, need soojavetorud on efektiivne viis, kuidas suvisel ajal soojust hankida, panna see maa sisse piiratud ruumi ja siis talvel pöörata ringlus teistpidi, nii et siis tuleb see soe majja tagasi. On erinevaid süsteemi suurusi vastavalt siis sellele, et mida vaja on. Kas siis suuremad kompleksid, haiglakompleksid, aga Lääne-Euroopas on ka päris palju selliseid, mis on ka näiteks korrusmajade jaoks loodud. Samamoodi nii nagu on soojuspuuraukude peal lahendused, on ka põhjavee peal tehtud lahendused, kus siis ikkagi hoitakse soe ja külm eraldi. Küll siis ühel juhul siis, ütleme siis talvisel ajal pumbatakse ühelt poolt ja juhitakse külmem vesi tagasi, suvisel ajal võetakse jahutust, pannakse see maa sisse ja siis maa seest voolab vesi, külm vesi tuleb majasüsteemi sisse. Need on midagi sellist, mida hetkel veel ei ole, aga kes teab, võib-olla me räägime siin 3–5, ma olen päris kindel, et vähem kui 10 aasta jooksul on selliseid süsteeme juba küll ja küll. Ja see piirid üldse sellise salvestamise ja ütleme spetsiaalsalvestamise ja lihtsalt jahutuse jaoks soojusest vabanemise vahel, need on tegelikult piirid on hägusad. Ka eelmine suvi oli
nüüd ju selline, kus suure kuumalaine ajal inimesed hakkasid üha rohkem kasutama neid maaküttesüsteeme ka sellest kuumalainest ülesaamiseks ja soojusest vabanemiseks. Et soojuse tagasijuhtimine maa sisse, eriti just puuraukude ja avatud süsteemide puhul, on väga mõistlik mõte. See on ju see, mis taastab seal sügavamal ka seda soojusvälja paremini ja muudab kogu süsteemi tõhusamaks. Ja mis tähendab ka seda, et üldine soojuskoormus nendele soojuspuuraukudele meil kogu aeg kahaneb. Ja. Me peaksime olema valmis ka selleks, et just sellised kaugkütte lahenduste tarbeks või suuremate objektide tarbeks hakatakse kasutama seda süvasoojust. Kust läheb see madala ja süvasoojuse piir? Mõnel pool on määratletud kui 300 meetrit, 400, 500 meetrit. Me Eestis, ma arvan, et võiksime selle piiri panna pigem selle järgi, et kas ta läheb sinna kristallisesse aluskorda või mitte. Õigemini seda peaks arvestataval määral ikkagi minema sinna kristallisesse aluskorda. Ehk siis Põhja-Eestis aluskord võib olla vähem kui 200 meetri sügavusel, Lõuna-Eestis poole kilomeetri sügavusel. See soojus, mis seal sügaval on tegelikult ju meil kättesaadav ja meile lähim süvasoojusel põhineb süsteem on hetkel rajamisel Helsingi lähedal Espoos, seal Odaniemi, mis on iseenesest praktiliselt Helsingi ja Espoo piiri peal. Seal kohalik küttefirma ST1 on juba rajanud 2 puurauku, mõlemad sügavusega umbes 6,4 kilomeetrit ja kus siis põhjatemperatuur on selle vertikaalsügavuse järgi umbes 6 kilomeetri sügavusel on 120 kraadi. See Lõuna-Soome on üsna samasugune nagu meil Põhja-Eesti. Tegelikkuses me eeldame, et ka kõik muud numbrid ja andmed näitavad, et me võiksime eeldada samasuguseid temperatuure ka Põhja-Eesti. Ja nende projekti eesmärk on katta umbes 10% Espoo küttevajadusest ja plaan selle jaama elujaaks on kavandatud vähemalt 20 aastat. See ei ole üldse lihtne asi nii sügavaid puurauke puurida. Selle süsteemi rajamine on võtnud juba täitsa mitu aastat. Algatuseks puuriti 2 vertikaalset auku 3,2 kilomeetri peale, siis puuriti edasi ainult 1 auku, suunati see kusagile puurimiskohast eemale. Kui 1 auk oli valmis, siis kõrgsurvega suruti vett kivimisse, mille tulemusena kivim hakkas lõhenema, tekkisid praod sisse. Nüüd selle puurimiskoha ümber, mis on siin Odaniemi, siit tunnete ilusti vast kaardi pealt ära Helsingi, siit poolt hakkab Espoo. Odaniemi ümber olid siis seismojaamad, mis registreerisid mikromaavärinaid, mis nende pragude tekkimisel tekkisid. Ja siis selle järgi, kuhu suunda praod arenesid, hinnati, kuhu on või et kas siis kuhu need lõhed edasi arenevad ja vastavalt sellele siis alles puuritis teine puurauk selliselt, et tekiks 2 puuraugu vahel lõhede süsteem. Praktika juba näitab seda, et sellises suures sügavuses on kivimid küllaltki tugevad.
need kristalsed kivimid, et see 6-7 kilomeetrit ei ole, maailma puurimispraktikas ei ole nüüd nii suur näitaja, sellepärast et naftageoloogid puurivad 10 ja 12 kilomeetriseid auke ka, aga nad ei puuri neid nii sügavale, need enamasti lähevad mööda kihte, ülevalt lähevad samamoodi vertikaalselt alla, aga all nad hargnevad laiali ja käivad neid naftakogumeid pidi pigem horisontaalselt ja selliseid nii suuri rõhke tavaliselt ei kogeta. Et nende, kuna kivimite rõhk on küllalt suur, siis nende lõhede lahtihoidmine võib olla keeruline, aga projekt on jõudnud juba sellisesse ringluse testimise faasi ja eks me siis näeme usutavasti, kas aasta või paari pärast võiks juba see seismajaam või mitte seismajaam, vaid siis see soojajaam tööle hakata. Peaksime sellist asja ikkagi meeles pidama, et ka meil tekib üha suurem vajadus võtta kaugküttes muid allikaid kasutusel, just neid taastuvaid allikaid. Ja need süvasoojuse asjad on olulised selleks, et jõuda nende süvasoojuse ressursside juurde, on vaja läbida ka peal olevad veekihid. Ja kui siin töö tulemusena tulevad soovitused, et näiteks kehtestatud põhjaveevarudega veekihti ei ole hea mõte soojuspuurauke rajada, siis selliste sügavamate lahenduste jaoks, mida meil kahtlemata läheb varsti ikkagi vaja, nende jaoks tuleb läbi minna. Nüüd on küsimus, et kas me teeme seda piiratud arvus kohtades, paremini kontrollitud või augustame veekihte ja veepidemeid nii nagu siis jõudu ja jaksu on. Tahaks rääkida ka sellest, et milline on Eestis hetkeseis maasoojuse kasutamisega ja mille kohta me natuke paremat infot omame, on puurimisega seotud tegevused. Soojuspuuraukude, kinnise süsteemi soojuspuuraukude puurimine ja siis ka avatud süsteemi soojuspuurkaevude rajamised. Ja meie see eelise Eestimaa looduse infosüsteemi andmestik näitab seda, et meil ikkagi põhiliselt rajatakse kinniseid süsteeme. Kui samal kinnistul olevad süsteemid võtta ühe tervikuna, siis aastas neid avatud süsteeme tehakse keskeltläbi 1, mõnel aastal 2, aga näiteks 2018 vähemalt ametlikult ei tehtud ühtegi. Avatud süsteeme ei olegi rajatud ja mõnes mõttes on see nagu ka kergendus, sest avatud süsteemi puurkaevud on ikkagi lahtised augud, kus on olemas see oht, see potentsiaal, et reostus päästab kaevu, liigub mööda puurkaevu alla ja jõuab veekihti, kuhu tal loomulikust peast infiltreerumine võiks võtta ikkagi vähemalt aastakümneid näiteks. Et neid avatud süsteeme meil väga palju ei ole. Tõsi on, et nende väiksema populaarsuse taga on ka mõned sellised tehnilised nüansid. Ei ole keegi väga osanud või praktika näitab, et tegelikult need
veepumbad, mis seal kaevudes on, need on tunduvalt suurema elektritarbimisega, kui on kinnises süsteemis olevad tsirkulatsioonipumbad. Need tsirkulatsioonipumbad on mingites 10 vattides, kindlasti alla 100 vatti võimsusega, aga need põhjaveepumbad on pigem ikkagi kilovatt või 1,5 võimsust. Aga siis viimaste aastate statistika näitab, et meil nende kinniseid süsteeme rajatakse kuskil seal 100-130 objekti aastas. Kui nüüd vaadata, võrrelda Soojuspumba Liidu andmetega, et kui palju üleüldse maasoojuspumpasid müüakse, siis siin need sinised tulbad näitavad, et meil on suurusjärk 1500-1600, mõnel aastal peaaegu 1700 maasoojuspumpa müüdud. Ja kui ainult vähem kui 100 või suurusjärgus 100-150 paremal juhul on neid, mis lähevad puurimistega seotud objektidele, siis võib sealt ise arvutada, et 90% maasoojussüsteemidest, mida meil Eestis rajatakse, on need horisontaalsed. Ja nende seas siis ka omakorda ussaias on see, mis on kõige levinum. Kui vaadata absoluutnumbreid, siis ühel objektil on soojuspuurauke rohkem kui üks, sest meil on tihtipeale ka piirangud ees, et kui sügavaid soojuspuurauke lubatakse, mõnel omavalitsusel on need piirangud ees. Teiseks piirajaks teguriks on puurmasinate jõudlus. Ehk siis nad tihtipeale jäävadki sinna 100 meetri kanti ja siis tulebki neid vajaliku küttekoormuse saavutamiseks neid soojuspuurauke teha rohkem kui üks. Ja. Aga võrreldes nüüd tarbekaevudega, siis neid puuritakse suurusjärguna 4-5 korda rohkem, kui on soojuspuurauk. Et soojuspuuraukude rajamisel on oma selge tõusutrend olemas, aga samamoodi on ka tarbekaevude puurimisel tõusutrend sees. Neid avatud süsteeme on Eestis ikkagi absoluutarvuna väga vähe ja on mõned piirkonnad, näiteks ka nagu siin Tallinna ümbrust ja Tallinn ise ka, Harjumaal, kus neid punkte tundub natuke rohkem olevat, siis osa neist on ikkagi petukaup. Need on 90-ndatel või 2000-ndate alguses rajatud puuraugud, kus on kinnine kontuur, aga kuna tollel hetkel ei olnud vaja neid puurauke täita, siis on nad VECA andmebaasis on nad avatud süsteemi märgistega. Et nad ikkagi tegelikult täiesti arvestatav hulk neist on ikkagi siis kinnised süsteemid ja me räägime kogu Eesti peale ainult siis mõnest 10 avatud süsteemist kokku. Need puurkaevud on üldjuhul vahemikus kuskil 12-40 meetrit ja nad suurem osa neist kasutabki maapinna lähedast põhjaveekihti. Ei ole mingit põhjust minna sügavamale. Kui maapinna lähedalt saab vee kätte, siis on kõik väga hästi. Mida sügavamale minna, seda rohkem tekib jällegi oht, et ka meil põhjavesi võib saada löögi alla. See sügavam, puhtam vesi on mõistlik säilitada ikkagi siis joogivee tarbeks. Kinniseid süsteeme tundub palju rohkem olevat, on ka loomulikult, jah. Neid on objektidena on ligemale 750 ja sellised
suuremad kogumid kipuvad olema linnade ümbruses, aga kui siis nüüd lähemalt vaadata näiteks seda Nõmme ja Laagri kanti siin, siis me näeme, et kadastrikaardi peal, et meil siin on üks kinnistu, kus on 2 naabril soojuspuuraugud olemas. Ja enamik juhtumeid on sellised, kus on üks naaber ja siis 200 meetri sisse võib jääda 1 või äärmisel juhul 2 soojussüsteemi. Enamik nendest on üksinda paiknevad ja me oleme väga kaugel veel sellest, et muretseda seda, et kui ühele lubada soojuspuuraugud kusagile krundipiiri lähedale, et siis nii-öelda teisel puudub võimalus. Meil isegi kui kõrvuti kruntidel on need soojussüsteemid, siis nendele jätkub soojust küll ja küll. Me ei ole kaugeltki mitte seal maal, kus on Rootsi või Saksamaa, Prantsusmaa, kus Rootsis on ligikaudu veerandil eramutest on maasoojussüsteem, mis põhineb soojuspuuraukudel. Rootsi on selles mõttes täielik pioneer kogu maailmas ja see puuraukude puurimine on neil üsna lihtne, aga eks nemadki, kuna seal kristallsetes kivimites, nii nagu see Rootsi aluskord on, siis seal need veeprobleemid on üldjuhul palju väiksemad, küll aga on piiratud soojuspuuraukude rajamist nii-öelda nende veevõtualade või veekaitsealade piires. Ehk siis need on tavaliselt, neil on need oosid või muud liivased kruusased kehad, kust saab magevett suhteliselt suuremates kogustes. Soome ja Rootsi on selles mõttes nagu sarnased, et neil on ühesugused geoloogilised tingimused ja ka need kliimavöötmed ja ka siis kasutuskogemused on üsna sarnased. Kui Eesti andmete juurde veel kord tagasi tulla, siis meil on kogu andmestiku vaadates on ainult sellest 749-st kinnise süsteemi kinnisest soojussüsteemist, mis on need puuraukudes. Nendest on ainult 45 sellist kinnistut, kus on 50 meetri raadiuses on veel üks naaber, kellel on soojuspuuraukud. Ja selliseid, kus oleks 2-4 naabrit veel lisaks su enda asjale, siis neid kokku on suurusjärgus 4%. Et ega me oleme ikkagi nii-öelda algusfaasis, meil ei ole veel neid soojuspuurauke väga palju rajatud. Kes soovib täpsemalt statistikuid selle kohta, milline on siis andmebaasi põhiselt soojuspuuraukude vahekaugus nii kinnistu piires kui ka naaberkinnistu kaevudeni või aukudeni, siis soovitan julgelt aruannet lugeda. Tänase päeva teema on see, et kas Eesti regulatsioon siis vastab oludele, nendele turusituatsioonile ja kõigile maailma arengutele selles valdkonnas. No vaatame siis ringi. On mõned
sellised küsimustikel või päringutel tehtud ülevaateartiklid, mis räägivad naabermaades või naabermaade praktikatest, et kuidas neid soojussüsteeme siis reguleeritud on. Ja neid reguleerimise viise võib jäädalt jagada ikkagi siis kaheks. On need, mis on seaduslikul tasemel siduvad ja need, mis on lihtsalt soovituslikud. Seadus on selgelt siduv. Ministri määrus on samuti siduv. Kui kohalik omavalitsus kehtestab näiteks üldplaneeringu, siis see on siduv, aga kui planeering on vastuolus seadusega, siis tuleb lähtuda ikkagi seadusest. Aga planeering on üks viis, kuidas kohalikud omavalitsused saavad kehtestada oma territooriumil nõudeid, ka selliseid, et milliseid soojussüsteeme lubada ja kus ja kuidas neid lubada. Need soovituslikud regulatsioonid on kõik väga erineva tasemega. On standardid. Standardeid väga palju küll ei ole. Ja mõnel pool nimetatakse standarditeks ka selliseid dokumente, mis on kas erialaliidu poolt välja töötatud, ütleme, grupi ekspertide, spetsialistide poolt, kes on siis pikemalt mõtisklenud ja läbi arutanud, konsensusele jõudnud selles, kuidas neid asju peaks rajama. Võivad olla ka tehnilised nõuded, mis on üldjuhul sellised lihtsamad soovituslikud punktid, aeg-ajalt on nad lihtsalt ka kusagil kodulehel ka erialaliitude puhul, millest siis näiteks liidu liikmed võiksid lähtuda. Meil on sellist näiteks Soojuspumba liidu kodulehel olemas ja siis on ka sellised dokumendid, mis tihtipeale on suunatud laiemale kuulajaskonnale, sellised nõuandvad soovituslikud juhendid, mida saab käsitleda kui hea tava tutvustavad dokumendid. Ja mis siis vastavalt auditooriumile või sihtgrupile siis lähevad kas rohkem või vähem tehniliseks, kas rohkem või vähem tutvustavad kogu seda tausta, miks või kust tulevad need erinevad nõuded. Aga kui nüüd siin vaadata kõrval olevat tabelit, siis näeme, et erinevates riikides on kasutatud väga erinevaid instrumente. Tundub nagu Küpros oleks metsik lääs, kus ei ole midagi seoses maasoojuse kasutamisega reguleeritud, siis tegelikkuses ikkagi on. Ja isegi kui need üldised põhimõtted on ikkagi Euroopa Liidu piires vägagi ühesugused. Esimese asjana on see, et põhjavesi on meil joogiveeallikas, teda ei tohi reostada, tema kogust ei tohi muuta ja tegevused, mis võivad selleni viia, siis need kas ei tohi lubada või siis kui keegi põhjustab keskkonnakahju, siis see kahju tekitaja peab need kulud ka korvama. Et tegelikkuses ikkagi need põhimõtted on
on igal pool ikkagi ühesugused. Ja nüüd mõneti need riigiti kõik need asjad erinevad. Rootsi, mis on väga pika turuarenguga riik, siis seal on olemas kõigil tasanditel need reguleerivad või ütleme, kõigil tasanditel on olemas mingisugused aktid või dokumendid. Ja riikliku standard küll soojuspuuraukude kohta ei ole, aga kõik muud juhenddokumendid on nii palju põhjalikud, et kogu see valdkond on kaetud. Euroopas on välja töötamisel soojuspuuraukude standard, mis on küllaltki hea dokument. Olen tutvunud mustandversiooniga. Loodetavasti see saab kinnitatud selle aasta jooksul ja Eesti standardi akrediteerimiskeskus on valmis kohe, kui see standard Euroopa Komisjoni poolt kinnitatakse, et siis ka eesti keelde tõlkida ja et siis saaksime oma standard. Standardid põhimõtte poolest on ikkagi soovituslikud dokumendid, mis saavad oluliselt rohkem kaalu siis, kui näiteks üldplaneeringus kehtestatakse, et soojuspuuraugud tuleb rajada vastavalt sellele standardile. Siis on tal jõudu rohkem või siis ta muutub nii-öelda kohustuslikuks, aga niisama üksinda on ta siiski ainult soovitusliku iseloomuga. Kui nüüd tulla vaadata, et mis meil siis Eestis olemas on, siis tegelikult on meil enamike punktide juures on meil ikkagi linnukene kirjas. Meil on ehitusseadustik ja veeseadustik ja looduskaitseseadustik ja kõik see, mis siis ühe osana räägivad ära needsamad põhimõtted, et vett ei tohi raisata. Kui ehitatakse, siis kuidas ehitatakse, millised on siis ehitaja nõuded, tegevusloa kohustus ettevõtjale, kes hakkab soojuspuurauke projekteerima, kes neid hakkab puurima. Kõik need punktid on meil tegelikult päris hästi kaetud. Meil on ministri määrus number 43, keskkonnaministri määrus number 43, mis on pealkirjaga, mida normaalne inimene peast ei mäleta, sest see on 8 rida pikk. Nõuded puurkaevude ja puuraukude rajamisele ja nii edasi. Need nõuded on meil olemas. Mis meil on veel maasoojuse kasutamisega olemas? On tegelikult hoonete energiatõhususe küsimused. Osa sellest on ehitusseadustiku all, osa on määrusena siis need energiatõhususe miinimumnõuded. See on ka üks suur põhjus, mille pärast üldse on vaja maasoojust kasutada. Meil on Euroopas ju ometigi rohepööre käimas. Meil on direktiivid, mis ütlevad, et meil need hooned peavad vastama ligi nullenergia tarbimisele. Seal see ligi nullenergia tarbimine tähendab küll konkreetseid kilovatt-tunde ruutmeetri kohta aastas, aga need piirid kogu aeg langevad. Ja 2 vaala on kogu selle küsimuse lahendamise juures. Üks on kindlasti majade ja hoonete soojustamine, aga kõiki asju ei saa
teha ainult soojustamisega ja teine pool on siis taastuvenergiate kasutamine ja siinkohal julgen väita, et päiksepaneelid ei ole kindlasti see, millega Eesti kliimas oleks võimalik null energiabilanssi saavutada. Nulli võib-olla isegi saab, aga tegelikult tähendab seda, et elektrit toodetakse ajal, mil teda on pigem ju üle. Ja talvel siis, kui teda kõige rohkem vaja, siis päikest ei ole. See on reaalsus ja maasoojus on selline suurema puhvriga, pikema filtriga abivahend, mis võimaldab suvel maa sisse akumuleerunud soojust kasutada ka talvel. Me räägime ikkagi enamast siis taastuvast, täielikult taastuvast osast, kuigi soojus puuraukude ja eriti võib-olla süvasoojus puhul see taastumisperiood on päris pikk. Nii. Ja siis on meil soovituslikud dokumendid, standard, meil on tulemas, küll ta tuleb. Asjasse otsapidi puutuv on ka näiteks standard, mis räägib puittaimed haljastuses aastast 2020, standard 939/3 on siis see osa 3, mis räägib ehitusaegsest puude kaitsest. Kui me räägime maasoojussüsteemide rajamisest, siis tehnilise poole pealt on mõistlik lähtuda nendest soovitustest, mida meie vastav erialaliit, näiteks soojuspumbaliit, soovitab oma kodulehel. Nad on värskelt oma soovitusi või oma norme üle vaadanud. Võib-olla mõni asi tahab veel kõbimist, aga üldiselt on juba täitsa hea. Aga samamoodi on ka näiteks Riigi Kinnisvara Aktsiaselts on ka siis koostöös Soojuspumbaliiduga välja töötanud nõuded, millele peaks vastama uued hooned, mida RKAS tellib. Selle projekti eesmärk oli välja pakkuda või kõigepealt analüüsida, et kas ja kust oleks vaja seadusi muuta või mis meil puudu on. Siis ettepanekud tulevad nüüd kohe. Esimene selline asi, mis kontseptsioonina tahab väljaütlemist, on see, et kõige parem viis kaitsta põhjavett on see, kui me lubame võimalikult palju horisontaalseid süsteeme. Võimalikult palju tähendab seda, et igal pool on piirangud, aga prioriteet ja eelistus võiks olla horisontaalsetel süsteemidel, sest mida rohkem neid on, seda vähem on vajadust puurida, seda vähem on ohtu, et kusagil läheb midagi viltu ja paha aimamata saab kusagil võib-olla põhjavesi rikutud. Ja siis ka see tähelepanek, et tegelikult meil puurimisega seonduv regulatsioon on juba päris heas seisus. Aastal 2014-2015 tehtud tööd said seadustesse ja määrustesse, mille tulemusena meil see puurimisega seotud osad on tõesti küllalt hästi reguleeritud. Aga siis, kui nüüd hakata vaatama niimoodi tähtsuse järjekorras, siis need horisontaalsed süsteemid, ehk need maakütte asjad, mis tänasel päeval on praktiliselt reguleerimata. Ja siin võib tagasi tulla Euroopa
tavade juurde või seaduste juurde, siis ka mujal on nad suhteliselt vähe reguleeritud ja piiratud. Neid ei peeta ohtlikeks ei ümbruskonnale, ka keskkonnale, ütleme siis, ta on samas, kui me vaatame siis maapinnal toimuvat meie igapäevaelu, siis need maakütte asjad ei ole kindlasti need, mis suurendaksid reostuskoormust. Me oma igapäevaeluga toodame päris palju igasuguseid asju. Jumala eest, ka kanalisatsioon on selline asi, mis lekib. Ta võib mingites lõikudes mitte lekkida, aga on need lõigud, kus ta lekib ja 24/7 lekib. Mille tulemusena sealt kaudu läheb meile oluliselt rohkem reostust liikuma. Mis on positiivne, on see, et maapinna lähedastes tingimustes, kas osaliselt või täielikult aeroobsetes tingimustes, ka hapnikurikastes tingimustes suurem osa reostustest saavad kõik erinevate organismide poolt tavaliselt ära söödud või lagundatud, mis see maapinna lähedases osas toimub kõige intensiivsem puhastumine. Küll aga oleks vaja infot selle kohta, et kus need horisontaalsed süsteemid asuvad. Ja ka Soojuspumbaliit toetab või nemad ennekõike toetavadki mõtet, et oleks vaja ehitusteatis ja kasutusteatis muuta kohustuslikuks nende maasoojussüsteemide puhul, maaküttesüsteemide puhul. Need nii-öelda kopaga pandavad horisontaalsed asjad. Nende ehitusteatiste ja kasutusteatiste sisu on ju suhteliselt vabavormiline ja nende esitamine ei ole keeruline, aga kui see info jõuab kohalikku omavalitsusse, siis tekib ka võimalus nendega arvestada teiste tegevuste juures. Ehitusteatise juures tekib võimalus, et vaadatakse uuesti, keegi vaatab kiire pilguga üle, ütleb, et kavatsetakse ehitada mõne teise tehnovõrgu kaitsevööndisse. Ehk siis tekib ka seda sorti tagasiside ja kui meil on teada, kus need maakontuurid asuvad, siis sellel tuginedes on võimalik ka teiste tehnovõrkude rajamist planeerida. Kui me räägime nendest maakontuuridest või nendest horisontaalsetest süsteemidest, siis neil peaks olema oma kaitsevöönd, aga kaitsevööndi eesmärk ei ole mitte siis piirata seda, kuhu saab neid maaküttekontuure panna, vaid ikka samamoodi nagu teiste puhulgi, et kaitsevööndis tehtavat tööd oleks tehtud ettevaatlikult ja eesmärk on kaitsta seda maakontuuri juhusliku katkikaevamise eest, mitte sellepärast, et see maakontuur oleks mingisugune omaette ohutegur. Täiesti vabalt võib neid kontuure panna ka majade vahele või ütleme siis puude vahele, parkimisplatside alla, need kõik tegelikult
on mõistlikud kohad, kus maasoojust võtta. Puud ja maakontuurid on nii palju erinevas tasandis, et tegelikkuses teineteist ei mõjuta. Puu juurestik on peamiselt ülemises 30 sentimeetris, seal, kus juured ka hapnikku saavad nii vett kui hapnikku. See, mis toimub seal meetri kandis või meetri peal, see ei mõju puudele sellisel moel. Ennekõike, mida karta on vaja, on see, et kui puudel väga lähedale kaevatakse, siis puujuured võivad ehituse ajal saada vigastada. Ja siinkohal on mul hea meel promoda eelmisel aastal valminud standardid, see on see EVS 939 Gridge 3, mis siis räägibki puude ehitusaegsest kaitsest ja kus lähtutakse juurestiku kaitsevööndi defineerimisel puu rinnasmõõdust ehk siis läbimõõt 1,3 meetri kõrgusel ja siis puuliigi keskkonnamuutuste tajumisest või siis vastuvõtlikkusest. Et liigid, mis taluvad paremini keskkonnamuutusi, siis nende puhul on juurestiku kaitsevöönd on 12 korda puu läbimõõt, need, mis kehvasti taluvad, nende puhul on 18 korda puu läbimõõt ja siis enamik puudest langeb sellesse keskmiselt keskkonnamuutusi taluvate hulka, kus see on 15 korda rinnas diameetri mõõt. Natukene detaile saab ka sellest meie aruandest, aga soovitan julgelt lugeda seda standardit, sest need põhimõtted ei kehti mitte ainult maasoojussüsteemide puhul, vaid ka kõigi ehitustegevuste osas. Muuseas ütleb ka standard seda, et juhul, kui on võimalik, siis lähtuda puu juurestiku kaitsevööndist. Kui ei ole võimalik, siis on seal ka juhised, kuidas kas siis tunnelite või muttimiste või mingite selliste lahendustega minna kas või näiteks puu alt otse läbi. Soovitan lugeda. Väga hea materjal. Aga me oma töös siis toome mitmesuguseid soovitusi või ettepanekuid. Üks rubriik on meil siis nii-öelda see hea tava, mida järgida. Samasugune nagu see standard, ka meie pakume välja asju, mis võiksid olla mõistlikud, aga siis vastavalt tehnilistele tingimustele võib neid neid võib igal ajal ignoreerida. Hea tava võiks olla midagi sellist, mida järgivad lubade väljastajad. Ja et sellele võib-olla siis rohkem kaalu anda, siis kohalike omavalitsuste jaoks on see viis või kohalike omavalitsuste jaoks on see võimalus panna need sellised hea tava punktid, mis ka meil siin kirjas on, kas siis üldplaneeringusse, tõenäoliselt pigem siis üldplaneeringusse kirja, et siis on need punktid fikseeritud ja kõigile ühtemoodi kättesaadavad ja arusaadavad. Meil on siin piirid, et need maakontuurid võiksid olla vähemalt 1 meeter kinnistupiirist, vähemalt 1 meeter ehitistest ja hoonetest. See on midagi sellist, mida tegelikkuses
või ütleme siis hoonesse sisenedes ju muutub kaugus nulli peale, eks ole. Et ka Soojuspumba Liit ja ERKAS soovitavad palju detailsemalt siis, et kui siis need kollektortorud jõuavad majja, siis kas 1 või 1,5 meetri kauguselt nad isoleeritakse. Samad põhimõtted on ka teiste tehnosüsteemidega, nii torustikud kui kaablid ja kõik muu. Et vastavalt siis vajadusele, varem või hiljem on kohad, kus need torud ja maakontuurid, vähemalt oma kollektortorudega, peavad ristuma näiteks. See ei ole midagi ennekuulmatut, kõik kommunikatsioonid omavahel ristuvad. Küsimus on jällegi selles, et siis kui maakontuur ristub näiteks veetoruga, siis tuleb mingites lõikudes maakontuur isoleerida. Kas on siis peno või on siis nii-öelda torustiku ümber konkreetsemalt erinevad vahendid. Kõik on tänapäeval võimalik. Oluline on see, et teiste ja ka siis maakontuuride kaitsevööndites tegutsetakse ettevaatlikult ja teadlikult, et need teised asjad on seal olemas ja vastavalt vajadusele või vastavalt oludele siis rakendatakse kas isoleerimis- või mingid muid meetmed. Nagu siis öeldud, puurimisega seotud asjad on meil päris hästi reguleeritud juba. Leidsime küll, et mõne asja võiks juurde panna, kui praegusel hetkel keskkonnaministri määrus number 43 ütleb, et need soojuspuuraugud tuleb täita, siis seda võiks täiendada selle tingimusega, et see täitematerjal peab olema kehvasti vett läbilaskev ja pannes sinna siis ka konkreetsema numbri paika, et selle materjali filtratsiooni koefitsient peaks olema väiksem või võrdne kui 10 astmel -10 meetrit sekundis. Kes on hüdrogeoloogiliste ühikutega rohkem kursis, siis see on jämedalt kuskil 10-5 meetrit ööpäevas. Ja siis, kui me juba räägime nendest puuraukude täitmisest, sisu poolest, siis tampoonimisest või tamponeerimisest ja siis miks mitte kehtestada ka sellist väikse filtratsiooni koefitsiendi nõuet ka kõigi puurkaevude täitmisel ja seda nii mitte ainult siis nii-öelda veepidemete osas, vaid see kehva filtratsiooni juhtivusega materjal võiks neid puurauke ja puurkaeve likvideeritavaid objekte võiks täita algusest lõpuni. Et vältida või vähendada jällegi selliseid, kogemata läks arvutust natuke mööda, selliseid juhtumeid, et siis parem juba algusest lõpuni täita mitte vett läbi laskva materjali. Meil on siin toodud ka terve rida kaugusi, millest siis soojuspuuraugud peaksid erinevatest objektidest eemal olema. Esimene punkt räägib sellest, milline peaks olema soojuspuuraukude vahekaugus samal kinnistul, milline võiks ta olla naaberkinnistutega.
aegade jooksul tööst leiab natukene pikemat arutelu ja infot selle kohta, et millised on arengud mujal maailmas, kuidas vaadeldakse seda, et milline peaks olema soojuspuuraukude vahekaugus ja just naabrussuhete seisukohast ja üldine trend on see, et kui soojust ainult võetakse, siis oleks mõistlikum pidada suuremat distantsi nii oma kinnistul kui ka naaberkinnistu aukudega võrreldes, aga me oleme muutuvas situatsioonis. Need energiatõhususe numbrid on ikkagi suhteliselt värskelt aina kangemaks läinud või veel ka minemas. Mis tähendab seda, et nii-öelda erivõimsused ehk siis võimsus jooksva meetri kohta, need tegelikkuses ju kahanevad ja kuna ka selles osas on muutused toimumas, et me ei võta valdavas osas enam või ütleme tänases ikka veel võetakse, aga soojust ainult. Me oleme suundumas sinnapoole, et soojust nii võetakse, kui ka suvel pannakse tagasi. Ja neid lahendusi, mis lubavad ka siis, kui me liiga palju võtame, meil on ruumi kinnistul vähe, me paneme need soojuspuuraugud suhteliselt tihedalt kokku, siis üle tarbides kannataja on tegelikult sama soojuspuuraukude omanik. Liiga palju võttes ise kannatad kõige rohkem ja naabriteni jõuab see alles võib-olla 10, võib-olla 20 aasta pärast. Et kui võetakse liiga palju, kui temperatuurid soojuspuuraukudes lähevad liiga madalaks, siis investeerides 5–10% kogu selle soojussüsteemi rajamise maksumusest selleks, et panna sinna täiendavad lisavahendid, millega saab soojust sinna tagasi panna, ei ole kindlasti liiga suur kulu ja see ainult nii-öelda suurendab tõhusust. Omanik on ise huvitatud sellest, et süsteem töötaks hästi. Siis on meil siin ka mõned sellised punktid nagu kaugus salv- ja puurkaevudest. Need on asjad, mis tulevad kas siis mõttetu kordamine mõnes mõttes, et need distantsid on kõik seadustes määrustes kirjas. Mitte ainult siis salvkaevud ja puurkaevud, aga ka imväljakud, sellised asjad on ju tegelikkuses hästi reguleeritud. Ei ole mingisugust vajadust ega põhjust ronida soojuspuuraukudega ega ka kinnist või nende horisontaalsete maakontuuridega mingi teise objekti sanitaarkaitsealale. Miks peaks puurima keset imväljakut soojuspuuraukut? Pole põhjust. Kui ruumi väljaspool on, siis saab selle sinna väljaspool paigutada. Kui ruumi pole, siis pole. On valikud, kas on imväljak või on soojuspuurauk. Vot. Ja siis ka nende puhul on meil siin kirjas, et raieluba vajatest puudest tuleks hoiduda eemale vastavalt selle juurestiku kaitsevööndile. Siin seespool jäi mainimata see raieloa küsimus. Erinevates omavalitsustes on raieluba vaja mitte kõigi puude puhul, vaid siis selliste puhul, mille läbimõõt on siis üldjuhul vahemikus 8–20 sentimeetrit. Tartus on see näiteks 15 sentimeetrit. Ja lisaklausel on veel ka see, et raieluba ei ole vaja viljapuude puhul.
Ja ma arvan, et need on need asjad, mida tulekski ka järgida selle seisukoha pealt, et mida ka kooskõlastamiste faasis. Kui me võtame näiteks viljapuud, mida võib igaüks maha võtta, on ilusad õunapuud, aga kui kooskõlastust muud moodi ei saa, siis võetakse need viljapuud maha, pannakse maakontuur näiteks maha ja istutakse uuesti viljapuud peale. 5 aasta pärast saab jälle õunu, aga suured puud, mis pakuksid varju vahepealsel perioodil, need jäävad ära. Aruandes on ka sellest juttu, me reaalselt elamegi soojussaarte tingimustes. Mitte ainult ei ole see kusagil tiheasustusega Euroopa maades, vaid ka Eestis. Linnad on soojad ja linnades need kuumalained ongi kõige valusamad. Meil on mitte lihtsalt asfaltpindasid, vaid ka murupinnad ilma puudeta. Need varjus või metsas on maapinna temperatuur kraadi jagu võib-olla isegi jahedam, kui ta on põllu peal. Kui me jõuame parkimisplatside ja asfaltteedeni, siis tänavateni, siis seal võib vabalt olla paar kraadi või isegi tundvalt rohkem temperatuur kõrgem. Me peaksime kõigi nende kooskõlastamiste asjade juures vaatama selle pilguga, et kui kooskõlastamisel on oht, et puu mahavõtmine võiks olla lahendus, et saaks maasoojussüsteemi, siis pigem ikkagi luba anda ja ennetada seda puu mahavõtmist, sest suurte puude tagaskasvamine ikkagi on ju pika vinnaga asi. Ja siis, mis puudutab soojuspuurauke ja ka pärastpoole neid avatud süsteemi soojuspuurkaeve, siis on siin veel mõned sellised hea tava põhimõtted seoses põhjavee tarbimisega või õigemini siis ühisveevärgi veehaaretega. Puurkaevudel on igalühel oma siis sanitaarkaitseala. Kui me räägime puurkaevudest, kust võetakse üle 10 kuupmeetri ööpäevas vett, siis nendel on sanitaarkaitseala ja need sanitaarkaitseala ulatused on sõltuvalt siis veekihi kaitstusest kas 10, 30 või 50 meetrit, 50 on maksimummõõt, aga need põhimõtted lähtuvad sellest, et kui ütleme siis maapealsetes tingimustes need tegevused lähemal kui siis 50 meetrit maksimumina, et neid tegevusi piirata, mis potentsiaalselt võiksid põhjustada reostuse kandumise kas siis puurkaevu ümbrusest, manteltorude vahelt või mingil muul moel sinna veekihti. Et siis seda me saame seadusega piirata, aga kui me läheme natukene sügavamatesse veekihtidesse, siis seal vesi elab oma elu ja puhastumine võtab tunduvalt kauem aega. Ja ühisveevärk vajab ruumi oma veehaaretega. Ja kuigi seda nüüd seadustes ei ole, siis põhjaveekomisjon ja ka põhjaveevarude hindamise juures määratletakse ära tänasel päeval ka see ala, kust arvestuslikult see põhjavesi tuleb. Või mis on vajalik säilitada puutumatuna selleks, et see põhjaveevaru oleks olemas ka
siis selle 10 000 ööpäeva ehk siis jämedalt 30-aastase perioodi jaoks, mille jaoks need põhjaveevarud kehtestatakse. Et siis, kui meil on suhteliselt värskelt põhjaveevarud hinnatud ja on kehtestatud ka põhjaveevaru ala, siis on mõistlik sellesse samasse veekihti, kust siis ühisveevärgi kaevud vett võtavad, sellesse veekihti mitte lubada kinnise soojussüsteemi puurauke. Need alad sõltuvad veekihist ja veehaarde iseloomust. Need on värskematel veehaaretel olemas. Kui me räägime vanematest või sellistest, kus põhjaveevaru hindamist võib-olla ei olegi tehtud, siis need kohad, või need kaevud, kus võetakse vett rohkem kui 100 kuupmeetrit ööpäevas, siis nendest võiks distantsi pidada vähemalt 200 meetrit. See on selline põhimõte, mida põhjaveekomisjon on viimastel aegadel kultiveerinud ja mida üritatakse järgida. Meil ei ole endiselt küll päriselt sellist strateegiat, et kuidas põhjavee toiteala defineerida ja kõik seda. Mõnel pool maailmas lähtutakse sellest, aga meil siin Eestis me ei ole veel sealmaal, et meil oleks kõigi põhjaveehaarete jaoks piisavalt head ja täpsed põhjaveemudelid, mis lubaks ikka selgelt ja üheselt defineerida, kust see vesi pärit on. Aga selline ettevaatlikkus põhimõte on hea mõte. Jah. Ja siis soojusvaiad vajaksid omaette ära mainimist. Kuna siis tegu on ikkagi hoone aluskonstruktsioonidega, siis neil ei ole kaitsevööndit, neil ei ole hooldusala. Küll aga mitte ainult need soojusvaiad, ka muud objektid, mida siis need soojuspuurauke teoreetiliselt võiks ka lubada hoonete alla, siis need kõigi nende hoonete tema püsivust puudutavate küsimuste puhul see kuulub kõik projekteerija vastutusalasse. Ja kui projekteerija ütleb, et teeme, siis on okei, ja kui projekteerija ei luba neid, siis neid ei ole sinna ka vaja, neid soojusvaiasid ega ka soojuspuurauke. Soojuspuuraugud peavad siis ikkagi tagama selle, et hoone püsib püsti. Ja eelnevalt oli ka juttu, et külmumist ei tohiks seal toimuda. Tsükliline külmumine ja sulamine võib põhjustada ja ajapikku kindlasti ka põhjustab betooni lagunemist ja vaia elu ja lühenemist ja selle tõttu soojusvaiade või ka soojuspuuraukude maja alla projekteerimine peaks sisaldama tunduvalt põhjalikumaid soojusarvutusi, kui võib-olla üksikute soojuspuuraukude rajamisel tehakse või kui oleks üldse optimaalne väiksemate asjade puhul teha. Et see on komplekssem teema ja tänasel päeval projekteerijad ju ka arenevad
ka need majaalused süsteemid võivad leida ju rakendust just nii-öelda salvestussüsteemidena. Suvel paneme intensiivsemalt, tõstame temperatuuri vaiedes ka kõrgemale, ka eelnevalt jäi mainimata nendes salvestussüsteemides võib temperatuur ulatada seal mitmekümne kraadini. Et oleks soojust, mida talvel võtta. Need on täitsa arvestatavad salvestuskeskkonnad ja selle tõttu see võiks või peaks olema üks osa hoone projekteerimise protsessist. Avatud süsteemid on üldiselt küllalt hästi reguleeritud, sest kaevu puurimine on tavapärane tegevus. Seal on olemas seisukohad ja teadmised, kuidas kaeve peaks puurima ja võib-olla teinekord neid küll ei järgita nii hoolsalt, kui võiks või peaks, aga see on nüüd juba natukene laiem teema, sest kui me mõtleme selle peale, et neid avatud süsteemi puurkaeve tehakse 1-2 tükki aastas, aga neid puurkaeve tehti, vaatame kiirelt, tehti aastas siin on see slaid, suurusjärgus 1800, et siis vist nagu me oleme ikkagi seal maal, kus siis kui kaevu puurimisel on midagi mäda, siis see on palju laiem probleem kui ainult nende avatud süsteemi kaevude osa. Juba varasemast on küll tegelikult ka seaduste määruste tasemel fikseeritud see, et need puurkaevude suudmed tuleks sulgeda hermeetiliselt. See on hea mõte ka sellepärast, et ei tekiks mingisugused ülevoolamise küsimusi tagasivoolukaevude süsteemile. Kui avatud süsteeme lubada, siis eelistada tuleks või kui neid ka projekteerida, siis eelistada tuleks maapinnalt esimest aluspõhjalist põhjaveekihti. Pinnakattevesi on väga hea. Usutavasti Eesti Geoloogiateenistus kindlasti ta uurib, aga uurib natuke detailsemalt ka seda osa, et kas ja millised kaevanduskäigud Eestis oleksid kasutatavad maasoojuse ammutamiseks. Mina tean, et on Kiikla küla, äkki on vist ainukene koht Eestis, kus on pool küla saab oma soojuse ahtmekaevanduse suletud ahtmekaevanduse käikudest. Selle vee ühest kohast võetakse vesi, mõned sajad meetrid eemalt juhitakse see vesi kaevanduskäikudest tagasi. Täiesti töötav variant ja kaevanduskäikude vesi on ennekõike siis ju põlevkivi piirkondades tegelikult vabalt saadaval. Joogiveeks ta ei sobi, soojuse ammutamiseks küll. Samamoodi on meil ka sügavamad põhjaveekihid, mis ei kõlba joogiveeks kasutamiseks ja ka sealt võiks ja saaks soojust võtta sobilikud, näiteks siin Toovi veekiht päris seal Kirde-Eestis, Sillamäest ida poole, võib-olla ka Kesk-Eestisse, Lõuna-Eestisse tulles on täiesti kasutatav, kuigi Lõuna-Eesti poole tulles filtratsiooni omadused selles veekihis jäävad natukene kehvemaks ja suuremat süsteemi võib olla keeruline rajada. Aga soolaseid veekihte on meil ka rannikupiirkondades, näiteks Lääne-Eestis saared või Läänemaa laiemalt on selline, kus magestunud on
pärast mere alt kerkimist. Magestunud on ainult võib-olla ülemised mõned kümned meetrid ja siis kusagilt sügavamalt leiab veel liivakividest magedat vett, aga kus vahepealne osa on soolane. See võiks olla ka täiesti selline, kus avatud süsteeme kasutada. Iseasi on jah see, et tavapraktika tundub, et on pigem siis kinniste soojussüsteemide poole, mitte avatud süsteemide poole. Aga kristalline aluskord on ka kindlasti see, kuhu siis ise kunstlikult lõhesüsteeme luues saaks vett võtta. Eelpool jäi mainimata selle süvasoojuse juures, et tegelikult ka kinnise süsteemi soojuspuurauke annab sinna sügavale projekteerida sellises mahus, sellise konfiguratsiooniga, et need võiksid ka siis kaugkütet teenindada. Ja ka avatud süsteemide puhul nagu seaduslikku jõudu ei ole, aga hea tava võiks olla see, et neid avatud süsteemi soojuspuurkaeve ei rajata kehtestatud põhjaveevaruga ala. Ja just sellesse veekihti, millele need põhjaveevarud on kehtestatud. Ja samamoodi siis ka, kui varusid ei ole kehtestatud või seda ala pole määratud, siis ikkagi suure tootlikkusega ühisveevärgi puurkaevudest võiks hoida eemale vähemalt 200 meetrit. Ma juba aiman, et tuleb küsimusi, et aga kust saab infot nende põhjaveevarualade kohta ja ega üks koht, kus mingisugune info on eelis, aga kiire inventuur näitab, et see ei ole päris ajakohane ja võib-olla on ka raskesti kasutatav. Aga Maile Polikarpus, kes ka siin vist kuulab ja geoloogiateenistus võib-olla äkki laiemalt on abivalmid ja ühesõnaga, et küsimus on teadvustatud, et need põhjaveevarualad ei ole kättesaadavad enamike kasutajate jaoks ja et see vajaks täpsemat defineerimist, millised alad, kus ja kuidas, siis töö käib, otsime lahendusi, kuidas see info ja teadmine laiema avalikkuseni jõuda võiks.